Dirty beer took morning haze, shifting through the vineyard maze. Sunlight on the basalt gray, washing all my thoughts away. Ooh, my rhythm starts to find its beat on St. Antolfa's quiet street. Till Dobo, she's a welcome sign. Yeah, Dobo, she's a welcome sign. Uus ilus hommik on alanud. Pisut enne 8 teele. Et toit otsima. Eile ei õnnestunud poes käia. Täna tuleb kiiresti hommikul varakult üks lahtine kauplus leida. Elu hakkab varakult pihta. Võetakse pühapäeva hommikul lahti 5:30 ja siis kell 11:12 keskpäevaks pannakse enam-vähem kinni. See tore asula, kus siin lõpuks süüa sai. Selle nimi on Padasconito-mai. Vähemasti Google Mapsis on niiviisi kirjas. Ja siit 2 teed hargnevad. Ja see Este Ut Roomale viitav tee, Rooma tee, ongi endine Rooma tee. Sest ammu enne seda, kui madjalid siia 9. sajandi lõpus jõudsid siia territooriumitele, siis 1. kuni 4. sajand siin olid roomlased ja tähtis kaubatee roomlaste jaoks. Ja roomlased muidugi kohe said ka aru, et see kant on väga siuke viljakas kant ja siis nemad olid esimesed, kes siia veiniistandused korralikult tegid. Nii et see veinikultuur siin on 2000 aastat vana. Ja siit ma korraks astun tagasi, siin on veel üks kirik, mida vaadata. Siuke 2 tonniga tume, suur, massiivne basaltkivist, vulkaanilisest basaltkivist tehtud kirik. St. Imre templon on Google Mapsis kirjas. Ja ta on just unikaalne selle poolest, et nihukest suurt ja puhtalt vulkaanilisest kivist tehtud kirikut nagu ja 2 tonniga veel, teist nagu väga polegi. Ja ehitatud on ta 1931 kuni 1932 ja see oli pärast esimest maailmasõda Trianoni lepinguga. Ungari jäi ilma oma pääsust merele ja siis Palatoni järve hakati hellitavalt kutsuma seda Ungari mereks ja sellest ajast pärast seda natukene siia hakkas seda suurt asustust selle Palatoni järve ümber tekkima ikkagist nagu Ungari meri. Ja sellest ajast 1900. Siin on mingid 39-45, no need on teise maailmasõja aastad, aga ühesõnaga pärast seda, kui Palatoni järve hakati nimetama Ungari mereks, hakati siia massiivseid ehitusi tegema ja ka see kirik. No see koha nimi, mida ma mainisin ja kangesti välja hääldamata ei suuda. See on nüüd siin 2 sildil näha raudteejaama juures. Aga mina ei jää siia raudteejaama rongi ootama, vaid hakkan hoopis astuma oma 2 jalal. Kiriku kellad löövad keskpäeva. On selline suhteliselt rahulik ja vaatamisväärsuste vaene astumine olnud, et astusin esiotsa tükk aega jalgrattateed mööda läbi erinevate asulate ja nüüd olen siin väikesel külavaheteel. Vaatkuskoht Martinus ja Balalaika, mingid on tal ka. Aga ma liigun natukene sinna sisemaa poole, et suvisel ajal nende majutustega, kui hakkab mingisugune 6 aega enne broneerima, siis päris ranna ääres mõistliku hinnaga midagi ei saagi, et siis natuke kaugemale. Ja siin nüüd need mäevaated siuksed nagu pealt ära lõigatud lamedaks, need on igigi vanad vulkaanid sellised, mis on siin kandis tähtsalt rolli mänginud kaitselistel eesmärkidel, et kuna see Palatoni järve põhjaserv on siukene künklik ja siia on hea küngastutsane kindlus ehitada, et siis jooksis siit Palatoni pealt kaitsepiir. Palaton oli mingi aeg ei kellegi maa. Et ühel pool olid
valitsesid Habsburgid, Austria Habsburgid ja teisel pool olid Türgi ottomanid lõuna pool ja Türgi ottomanid ei saanud kuidagi siia põhja poole tungitud, sest kaitsed olid tugevad. Pikad sirged vead Viinamarju, siinkandis neid eriti palju kasvatatakse. Ja jõuangi päeva sihtkohta. Sentantalfa, sihuke koha nimi, paistab suhteliselt maakoht, aga muidu suure tee ääres. Nii et mitte nii maakoht kui see, kus ma täna hommikul tulema hakkasin. Tobosi näitab sinna poole. Näiks see sedamoodi, et nad on enda maja vähekene nihutanud või seda kohta, kus nad külalised vastu võtavad. Tänava peal oli silt, et 300 meetrit ei tea kuhu. No noolekesed tee peale, mis olid pandud, olid hästi arusaadavalt pandud, et see siia majja Tobosi tulengi. Ja kui siin ei oleks palju autosid ja palju turiste, siis ma arvaks, et satun lauta. Sain check-in'i tehtud ja nüüd vants tagasi siia ees olevasse Tobosi külaliste majja. Check-in oli seal ja minu tuba on siis selles majas. No, tänase päeva seiklus lõppes siin, selles toas. Mõnusalt jahe on küll. Ja väikene rõdukene. Ka mul siin. Ja nüüd ma saan jälle nende lukkudega nuputada, et mida siit tõmmata. Kuidas rõdule pääseb. Rõdu vaatab, just tuli hoopis lükata. Ossa, kus tuli ootamatult tuul ja sadu. Panin seenist rõdule pesud kuivama, pidin kähku ära korjama. Vedas, et õigel ajal katuse alla sain.